tere tulemast siis meie ütleme nii mitmekesisuse vestlusele. Siin on siis meil külas Rea Raus ja Evelin Helm ja Andi Lillak vestleb, või no ma ei tea, kuidas seda nimetada eesti keeles kuidagi. Nii keebki. Ja siis, et eelmine aasta meil oli selline festival, et ei saanud ühtegi hõimurahvaste esindajat siia Venemaad ja siis alustasime nende vestlustega ja kuna see läks nii hästi meil eelmine aasta, siis mõtlesime, et sellega tuleb nagu jätkata ja siis sel aastal tuli siis Hassokrul ja nüüd nemad ja minu jaoks on see üks olulisem osa festivalist, et ärge heitke meelt, et saal ei ole täis. Aga lihtsalt ma arvan, et kui me ei rääki nendest teemadest, siis ega ei muutu midagi. Aitäh teile! Aitäh! Tere õhtust kõigile, et ilma väga suure edasise sissejuhatusega hakkangi teilt kohe küsima, aga tegelikult on niiviisi, et kui kellelgi tekib mõte või küsimus, siis meie see ring ongi kõik, kes me siin oleme. Nii et võtame osa, mõtleme, sest et elu on näidanud, et sellised ühisarutelud toovad häid asju. Nii et võib-olla suudame me tükikese maailmast paremaks teha tänu praegusele. Aga kohe alguses küsingi, et mis teie meelest siis looduslikus mitmekesisuses Eesti näitel, siis Eesti puhul, kuidas see olukord on? Ja mis on nagu kõige paremas seisus, kus tõesti meil on põhjust olla endaga rahul ja oma ümbritsevaga rahul ja mis on tõeline murekoht? Ma ei tea, kumb teist alustab? See on Aveliina teema teile. Tere ka minu poolt. Suur rõõm on siin olla, nii inspireeriv õhkkond on siin. Kahju, et ma varem ei jõudnud eile näiteks. Aga loodusest rääkides vist on kuidagi tõesti nii olnud, et viimased paar aastat on toonud sellise kiire teadlikkuse või ärkamise tõusu, et kus looduse seisund ja keskkond on tõusnud selliseks nii-öelda peavoolu teemaks. Ma näen seda rõõmuga, et see tekitab ka segadust sellises võib-olla nendes ringkondades, kes seni ei olegi harjunud keskkonnast ja loodusest rääkima, aga nüüd on justkui sunnitud ja majandusringkonnad ja pangandus isegi peab nõu, et mis siis nüüd saab, et kui on meil rohepööre ja puha. Ja selle kõige kõrvalt vaadates, olles ise, siis mina olen bioloog, olengi looduskaitsega ja ökosüsteemide seisунdiga, elurikkusega, mitmekesisusega tegelenud viimased 20 aastat. Et seda kõrvalt vaadata on huvitav, sest et loodusteadlastele, ökoloogidele ja ka keskkonnateadlikele inimestele tervikuna on see kogu aeg olnud pakiline teema. Ja pakiline enne kõike seetõttu, et see inimese mõju keskkonnale on lihtsalt väga tugev, see jälg on väga suur. Ja kui nüüd Eestisse liikuda, siis on hästi, minu arust käime me täpselt seda rada, mida on käinud paljud teised riigid ja maad enne meid. See, kus me loodusele mõtleme ja seda püüame säilitada nendes kohtades, ta säilib ja seal, kus me tegeleme oma tavapäraste asjadega, seal ta ei kipu säilima. Ja nii on siis ka Eestis, et vaatame, milliseid ökosüsteeme me tahame. Nende selline üks termin on sidusus, nende ruumiline paiknemine, kui ühendatud nad omavahel on ja kui heas looduslikus seisus nad on, et see on selline nähtus, mis on hästi selgelt diferentseerumas, et looduskaitsealadel justkui on hästi enam-vähem ja siis väljaspool looduskaitsealasid nagu läheb kehvemaks. Ja nii meil ei olegi sellist põhjust siin loorberitele viskuda, et me võime olla tänulikud, et Eesti looduskaitse, mis sai nüüd 100 aasta vanuseks alles eelmisel aastal ja meie rahvuspargid, näiteks paar nädalat tagasi tähistas Lahemaa rahvuspark oma 50. sünnipäeva ja looduskaitsealad, et need on olnud ajalooline selline sündmus, on nad tekitanud inimeste soov
loodust hoida, on nad rajanud, et selle üle me võime olla õnnelikud. Kuid teisest küljest me peame olema hästi tähelepanelikud, et mis juhtub väljaspool looduskaitsealasid ja mis juhtub ka looduskaitsealadel edaspidi. Just, aga kui midagi konkreetset tahad, siis väga ohustatud on meil, on tõepoolest, me teame ökoloogidena seda, et missugustel liigirühmadel, millistel elupaikadel läheb hästi, võib olla rahul ja millistel läheb kehvasti. Et sageli need on väga spetsiifilised, näiteks üsna kehvasti käib madal soode käsi või vanade metsadega seotud liikide käsi, näiteks nende liikide käsi, mis on seotud lamatüvedega või püstisurnud puudega või lihtsalt vanade puudega. Või siis käib väga kehvasti Eesti niidukoosluste käsi, sest neid on lihtsalt füüsiliselt nii vähe, et nende jaoks, nende tohutule elurikkusele ei jagu lihtsalt ruumi. Ja sellega enam-vähem ongi öeldud. Aga kas kõigi nende murekohtade põhjus on ikkagi inimeses ühel või teisel maal? No eks ikka selles suhtes, et oleneb, missugust asjaolu nüüd nagu kaaluda, aga inimene on ikka väga-väga ja kõige domineerivam jõud üleüldse, et meie otsustada on tegelikult, et mis siin ümbruskonnas sünnib ja seetõttu on see ikka meie kätes just. Ma võtan siis sõnajärje üle ja natuke teise nurga alt seda sama teemat jätkan, et mina ei ole bioloog kahjuks ega ökoloog ka mitte, aga minu valdkond on pigem võib-olla selline filosoofia või alustasin kunagi kasvatusfilosoofiast, aga hakkasid huvitama sellised valdkonnad nagu süvaökoloogia ja sealt hakkavad siis jooksma sellised erinevad arvud, mida nimetatakse küll spirituaalseks ökoloogiaks või pühalikkuse ökoloogiaks ja mis on tegelikult pigem inimese ja looduse vahelise seose mõtestamine, et minu jaoks elurikkus ongi seos bioloogilise mitmekesisuse ja kultuurilise mitmekesisuse vahel ja see seos just eriti, mis on meie endi sees, et just see, mida Aveliina siin lõpus ütles, et vastates sellele küsimusele, et kas nüüd inimene on süüdi või kuidas me seda ütleme, et tegelikult minu jaoks ka seesama kriis, millest me palju räägime, keskkonnakriis või majanduskriis, et see kriis istub hästi tugevalt nagu inimese enda sees, kuidas tema suhestub ümbritsevasse, mida ta üleüldse enda eksistentsi nagu olemuseks ja eesmärgiks peab ja kuidas ta oma kohta mõtestab selles keerulises võrgustikus, kus me kõik elame, et see on nagu mind väga pikka aega huvitanud ja seetõttu ma nagu vaatan asju võib-olla selle nurga alt, et kuidas tõlkida selliseid bioloogilisi seaduspärasusi või põhimõtteid nüüd nagu inimühiskonna keelde või kui me räägime näiteks mitmekesisusest, et sellele vastab võib-olla sellises nagu ühiskonna korralduslikus mõttes näiteks selline printsiip nagu tsentraliseeritus või detsentraliseeritus näiteks, ühe näitena lihtsalt, et kuidas me siis inimestena toimetame ja teistpidi huvitab mind siis see lahenduste küsimus, et kuidas me oma ühiskondi ümber organiseeriksime selliselt, et nad tõesti suudaks loodusega ühes rütmis toimida, kui niimoodi vabalt praegu väljendada, et võib-olla järgides loodusseaduseid või õigemini jälgides neid printsiipe, mis looduses toimivad, et kuidas me neid saaksime sõnastada ja kasutada siis ühiskondade ümberkujundamisel, et mõnes kirjanduses nimetatakse neid jätkusuutlikkuse printsiipideks või põhimõteteks, neid termineid on muidugi erinevaid, aga nad kõik tegelikult räägivad sellest, et kui me vaatame looduse poole, siis Aveliina saab mind kohe parandada, kui ma mõnda terminit valesti ütlen või põhimõtet, aga looduses üldiselt organismid paljunevad ikkagi sellise varuga, et igas liigis on selline paljunemise ja arenemise ja territooriumi hõivamise nagu selline impulss sees, aga kui me looduses näeme, et seda piiravad sellised looduslikud tegurid või mingid haigused või mingid katastroofid või loodusnähtused, et siis inimene on suutnud oma elu niimoodi kuidagi korraldada, et meile need piirid nagu enam ei kehti.
et haiguste vastu on meil ravi, loodusnähtuste või katastroofide vastu on meil ahi ja katus, eks ole, piltlikult öeldes. Ja meil nagu toimub selline piirideta tegutsemine, et meil ei ole enam piire. Ja see piiride teema on minu jaoks ka üks võib-olla natukene laiem teema või et kas me sellise intelligentse olendina üldse suudame siis neid piire ka ise endale seada, on põhiküsimus, et kui me juba looduslikest piiridest oleme välja tulnud, et kus see meie geniaalsus ennast ilmutab, et kas praegu on see koht, kus küsida, et kuidas ise endale piire seada. Et kas seda peab tegema keegi väljapoolt või me ise, et see on see suur küsimärk. Mida sa väljapool oleva siis sellise otsustaja või jõuna silmas pead? Kui sellisest igapäeva või ühiskondliku elu mõttest rääkida, siis võib vaadata ka kahest erinevast aspektist väljast poolt. Ma ei tahaks isegi nii võib-olla öelda, kui ma samal ajal üritan seda looduse inimese seost nagu seestpoolt vaadata, aga väljaspoolt selgelt see, et me lihtsalt hävitame seda elukeskkonda, kus me ise elame, et selles mõttes see väline keskkond ühel hetkel lihtsalt annab alla ja ei suuda enam meid ära taluda. Aga teistpidi, mis veel sellised välispidised tegurid võivad olla, et lihtsalt seaduste või regulatsioonidega panna mingid asjad paika, kui me ise oma käitumist ja tegutsemist ei suuda piirata. Et see piiride küsimus on hästi oluline, sest tegelikult see, mida me piiridena oluliseks peame, sõltub omakorda meie endi maailmavaatest ja väärtussüsteemidest. Et kui ühele inimesele teatud asjad on hästi olulised, siis võt sinna ta selle piiri tõmbab, aga teine inimene ütleb, et kuulge, et üldse ei ole mingit probleemi. Piiritus on iluseks või see oli vist mitmetähenduslik lausa. Ma võin jätkata äkki siit samast, et mõneti on see, millest Rea ka rääkis, on ju tulnudki sellest, et meil on õnnestunud allutada väga palju loodusnähtusi ja ennast sellest süsteemist välja võtta. Ja võib-olla selline vajadus hästi täpselt looduse toimetamisi või ütleme ka seda tema funktsioneerimist jälgida on ju ära kadunud. Ja see on selline läänelik mõtteviis või ütleme, tervet meie ühiskonda iseloomustav nähtus, kaks tükki, et esiteks on see, et meie ja loodus on kuidagi erinevad, on selline dualism tekkinud, et siin oleme meie ja seal on kõik ülejäänud ja teiseks sellega kuidagi paratamatult kaasas käib ka selline üleolek, et meil on ka just õigus antud siis nende üle otsustada, et milline linnuke laulab, kes saab pesitseda, kuna, kas ma ei tea, siin või teises kohas on teistele eluõigust või mitte. Et see on ka hästi, ütleme meile väga, me isegi ei küsi endalt, kas see on üldse moraalne otsustada, et kas lind võib pesitseda või kas hunte peaks piirama või nii edasi. Et seetõttu on see selline paljuski siuke, nüüd siis juba moraali küsimus, ütleme, et kui ta ei ole otseselt meile looduse poolt peale surutud, kogu selle funktsioneerimise mõistmine või vajalikkus, mida ta ju tegelikult on ainult väga palju suuremas skaalas täna. Aga et siis me peame lihtsalt selle kuidagi hästi teadlikult üles leidma ja võib-olla endas leidma selle moraali. Huvitaval kombel kuidagi, kui ma mõtlen tagasi sellele ajale, mil nagu looduskaitse mõtteviisina üldse tekkis, siis ta tegelikult tekkis mitte sellest dualismist, et on loodus ja meie, vaid ta tekkis arusaamast looduse iseväärtuse üle. Ehk siis loodus on ju ei küsi meilt, et kas ta võib olla või kas me lubame või et kas need funktsioonid on ikkagi vajalikud, mis kõik seal toimuvad ja kas üks või teine protsess või liik on vajalik, et tema seda meilt üldse ei küsi, vaid tema lihtsalt ju on ja kogu see põimimine seal sees, kelle jaoks on kullerkupul ja sellel tema tolmeldajal, kelleks on 5-6 liiki kärbest, hästi spetsiifilist. Nende jaoks on täiesti ükstapuha, kuidas meie neid väärtustame. Nemad väärtustavad üksteist väga, väga tugevalt.
ja siis ütleme, looduskaitse mõte alguses tekkiski sellise looduse iseväärtuse hoidmisena, et me peame inimestena jälgima oma tegevust nii, et me üleliia ei kahjustaks ümbritsevat loodust. Aga see on kuidagi läinud ja selliseks, ütleme, tulime, võitsime ja nüüd võtame mõtteviisiks. Ja siis see sama kultuuriline mitmekesisus või loodussuhe, et meil piisab tegelikult 100 aastat tagasi ajalukku vaadata ja me näeme hoopis mitmekesisemaid ja kirjumaid suhteid loodusega. Kas või Nurmenukul oli 116 rahvapärast nime, mida tema kohta öeldi. Et nüüd see on taandunud Nurmenukule, võib-olla veel paar nime juures, rääkimata siis igast sellest protsessist, mida võib-olla ka ära tunti ja osati siis karta või osati kas või aukartust tunda või osati ära kasutada, et ka nende protsesside ees me oleme natukene silmi sulgenud. Ja. Kohe tegelikult hakkas mõte jooksma, et kui meil juba siuke vestlus on, et võib nagu vahele pista, et sa mainisid just seda sama Nurmenuku nimetuse kadumist, et tegelikult kuidas keeled kaovad üldse. Keel on ju tegelikult kultuuri kandja või seoste kandja või ta on selline aegade ülene, selline mitte ainult mõistete, vaid ka olemuse kandja, et kui see nagu kaob ära meil, siis meie oma kultuur vaesestub ja kaob ka ära see ökoloogiline side, eks ole, erinevate rahvakildude või kultuuri tükikeste ja looduse vahel, et korraks mul välgatas nagu see mõte, et üldse, kuidas me oma sõnade või keele peale ka täna mõtleme, et näiteks teaduslik konstrukt või mõiste on olnud meil seesama ökosüsteemi teenused, nüüd me räägime ökosüsteemi hüvedest, eks. Et tegelikult, kui teda veel rohkem kasutati selliste ökosüsteemi teenuste nimetuse all, siis minu arvates oli see ka nagu natukene kole mõiste, sest see on ka selline inimese keskne mõiste, eks, et me defineerime mingeid teenuseid, mis meile endal on vaja, aga samas teadlastena me ju ka tunnetame ja teame, et kui vähe me teame, ehk sellest, kuidas loodus toimib ja millised need hüved või teenused siis on, mida meil endal vaja on selleks, et kogu maailm funktsioneeriks, et me ju tegelikult sellest mitte midagi suurt ei tea. Et mul on hästi meeles ühe Eesti teadlase ütlus ka, kes tõi näite seenemaailmast ja ma pidevalt seda näidet isegi üle ekspluateerin natuke, aga see on minu arust hästi siuke kujundlik, et kui seenemaailma vaadata, siis teadlased on kirjeldanud ja kohati ka ainult lihtsalt defineerinud umbes 70 000 erinevat seeneliiki, nende hulgas ka need, mida me praktiliselt silmaga ei näe, aga arvavad nad seal juures, et maailmas on kuskil 2 miljonit erinevat liiki seeni. Ja kui me ei suuda neid isegi enamikku nimetadagi, siis ilmselt meil ei ole ka aimu sellest, millist rolli nad selles maailma kooshoidmises täidavad, et selline aupaklikkus ja aukartus nagu looduse ja elu ees on midagi sellist, mida me ka teadlastena peaksime pidevalt endale meelde tuletama ja ammugi siis kasvatusvaldkonnas õpetama oma järeltulevale põlvele, et see koht on nagu selline mõttekoht, mis siia vahele hästi sobis või tuli meelde mulle, kui sa sellest Nurmenukust hakkasid rääkima. Aga kas eestlased on endiselt loodusrahvas või metsarahvas? Et ma tean seda, et sõna loodus ise on ka tehissõna mõnes mõttes, sest et nagu on uuritud, et siis vanasti ühel talupojal nagu sellist nagu loodus ja inimene nagu vastandust ei olnudki, mis ei tähendanud, et ta väga hästi oleks osanud tähele panna, mis tema ümber toimus. Kuidas meil praegusel ajal lood on, kus me oleme nagu bioloogilise selle teadmisega läinud hästi palju spetsiifilisemaks, meil on olemas sellised mikro- ja makrotasandil arusaamad, kuidas asjad toimivad, nagu siis öeldud, mitte kaugeltki kõike.
aga ütleme eestlased kui rahvana tervikuna oleme, kuhu suunas me oleme teel? Kas ikkagi vaatame veel sinna metsa poole nii-öelda või oleme keeranud kukla? Kas sa arvad, et eestlased on olnud rohkem loodusrahvas kui mõni teine loodusrahvas? Ma pean silmas pigem, et kas oleme mineviku eestlased ja tänapäeva eestlased, niivõrd isegi mitte nagu teistega võrreldes. Ma arvan, et mõneti ju peab sellise võrdluse puhul siis ennast teistega võrdlema, et me kuidagi tahame ennast turgutada või ma ei tea, missuguses unelmas elada, et me endale kinnitame, et meil on mingisugused ürgsed juured kuskil looduses ja tänu sellele meie loodus püsib ka puutumatuna edasi, isegi kui meie sellest absoluutselt ei hooli, mis me teeme. Aga me ikkagi, meie oma südames oleme ikkagi metsarahvas ja elame küll Tallinnas ja pole ammu käinud, aga ikkagi, et kaua me selle nagu ratsutame sellisel arusaamal, et aeg oleks siis ikkagi seda loodust ka armastada ja teiseks võib-olla ka raputada ennast välja sellest samast. Me oleme siin Soome-Ugri filmifestivalil, kus kõik Soome-Ugri rahvad olid selles mõttes loodusrahvad. Vaata Lõuna-Euroopasse, vaata ükspuha kuhu inimene pidi elama looduses, tal oli seal raske, ta pidi saama oma toimetused tehtud, seetõttu ta pidi tundma neid keerukaid nüansse, andma nurmenukule 116 nimetust ja tundma iga metsatukka, andma igale mäele ja ojale oma nimi ja lootma, et seekord viljasaagiga ei lähe nii halvasti kui eelmine kord ja ta ei narri seda põldu mitte ühtegi korda, sest et see toob kaasa palju pahandust järgnevatel aastatel. Et see paratamatu selline loodusega arvestamine ja nende nüansside tundmine oli kõikidele rahvastele hädavajalik. Ja ma arvan, et me teeme endale heateo, kui me ei nimeta ennast edaspidi loodusrahvaks, kui meil ei ole midagi ette näidata selle osas. Jah, et selles mõttes niisugune, et sa vist selle küsimuse alguses mainisid midagi usuga seoses või kuidagi selle küsimusest, ma ei tea. See, et meil on enda kohta selline nagu identiteedi või selline enese usk endast kui loodusrahvast. Jah, no eestlased on uuritud ka, et me olla kõvad paganad, eks ole, aga et ei ole väga usklikud, aga ma arvan, see on võib-olla sellest tingitud, et on defineeritud usklik kui näiteks kristlane või moslem, eks. Aga et ma arvan, et meile on ikkagi rohkem omane siuke animism või looduse nagu elusaks pidamine. Samas ma olen nagu hästi nõus, mida Aveliina ütles, et me nagu kaugeneme sellest või me ei saa sellest enam rääkida või ratsutada selle mingi vana hea loodusrahva nimetuse peal, kui me tegelikult sellele vastu tegutseme. Aga see kuidagi see vanast ürgsest ajast mingite kohtade, esemete, puude nimetamine, mingi usk, et sa ei tohi teatud tegevusi teha, sest kuskil looduses on elu sees, sa ei tohi seda sel hetkel puutuda. See on ikka veel elus, aga see on elus ainult tänu kasvatusele. Et ma nüüd lähen selle territooriumi peal, kus ma ennast kindlamini tunnen kui bioloogias ehk kasvatusteaduste poole peale ja tegelikult ega ilma kasvatuseta või õpetuseta me ju seda kõike edasi ei anna, eks ole, et see, kuidas meie kasvatus või haridus muutub, on hästi suur küsimus, et nagu seal on hästi palju arutelu kohti, et kuidas me ise ennast ja oma lapsi kasvatame selles looduse ja inimese suhtes, et tänapäeval võib-olla inimene nagu ei taha mõelda selle peale, et oi, et ma nüüd seda puud ei saa maha võtta, sellepärast et vanaisa ütles, et seal elab keegi sees, on ju, nii otseses kui kaudses mõttes. Et me nagu hästi ei taha vahest võib-olla neid asju uskuda, aga ometi on nendes mingisugune tõetera sees, et mingid väärtused või mingisugused looduskooslused või mingisugused objektid peavad olema puutumatul kujul, mitte ainult sellepärast, et kas meil neid siis on vaja või mitte, vaid pigem nagu võib-olla nagu ketserlikult ütlen, aga nagu iseenda hinge säilimise mõttes. Et see on nagu selline võib-olla siuke spiritualistlik teema, mis minu arvates ökoloogiasse nagu väga hästi sobib, sest
seda on uurinud ka erinevad psühholoogid, kes ütlevad ju, et meie oma vaimne tervis sõltub väga selgelt looduskeskkonnast, eks ole, looduskeskkonna terviklikkusest just nimelt. Ja mõnevõrra nagu kurb on vaadata kuskil näiteks New Yorgi kesklinna kontori töötajad, kes palavihkuliselt tassib potitaimi endale kontori laua peale, ta ei tea isegi miks, sest on äärmiselt ebaratsionaalne kulutada aega ühe toataime kastmisele, aga tal on seda vaja või lemmiklooma, eks ole, et kuskilt me otsime seda sidet loodusega ka siis, kui me oleme nagu täiesti ära linnastunud ja seetõttu selline nagu öeldakse, oma hinge eest hoolt kandmine on otseses seoses tegelikult sellega, kuidas me looduse eest hoolt kanname ja seda iseendas kasvatame. Oma lastes ka muidugi. Ma olen hästi nõus. Ma olen lihtsalt natuke kurb viimasel ajal, sest et me ju kõik kasvasime, siin on kõik väga hea, inimesed kõik mõtlevad ju tegelikult ja mõtlevadki sellises võtmes, et mõtlevad, ma ei tea, linnupesadele või mõtlevad mingitele neile kallistele objektidele, aga et kuidas siis ikkagi niimoodi, et meil on ühiskonnas sellised diskussioonid, et me peame normaalseks, ma ei tea, kas või siis see sama pikalt arutatud pesitsusrahu ajal raiumist, et me küll kasvasime ju kõik, ma arvan, et sellises teadmises, et ära hinga linnupesa peale, sest et lind jätab siis oma pojad maha ja me täiesti nagu mõistusega inimestena, moraalsete inimestena arutame täna, et kas ikkagi on neid 10 000 kaupa õige või mitte õige siis hukka saata, et küllap ikka on, sest et see on seda väärt. Et kuidas me siis nagu selle hüppe ikkagi tegime, kuidas siia jõudsime, minu nagu pea viimasel ajal seda lihtsalt ei võta. Et kuidas sellest sellisest tegelikult tõepoolest loodusarmastavast ja spirituaalsest rahvast võib saada selline diskussiooni objekt, kus seda nagu millekski ei peeta. Kas võib olla, et näiteks need inimesed, kes reaalselt siis neid pesitsusrahu ajal või see pesitsusajal puid langetavad ja seal neile liiga teevad lindudele ja muule keskkonnale, et nad lihtsalt ei mõtlegi selle peale, et see on nende jaoks nagu teine teema või see siiski võiks ka nendel peas tegelikult olla ja nad lihtsalt suruvad selle mõtte maha. Ma arvan, et seal on tegelikult asi väga proosaline, et me oleme läbi lõiganud ka selle nagu momendi, kus me oma tegude tagajärgi näeks ise pealt. Et meil on kõik käsuahelad loodud ju ühiskonnas nii, et see, kust mingi impulss antakse või mingi käsk või korraldus või tegu nii-öelda tegelikult alguse saab, see, kes selle tõuke annab, tema ise ei näe oma tegude tagajärgi. Ja see, kes näeb, see, kes on siis kas just töölise seisundis, eks ole, et ta on ju tavaliselt sellises olukorras, kus tal tegelikult ei ole valikut, et me võime kaugelt ka jällegi distantsilt, kui me ise ei näe neid asju, öelda, et mis mõttes, et sul ei ole valikuid, tõuse sealt harvesteri laua või selle istme tagant püsti ja minema, aga need asjad ei ole nii lihtsad, et kui inimene on sundseisus, siis mis minu jaoks on ka veel täiesti siuke alakäsitlemata teema, et kui me oleme kord juba hästi inimkesksed tegelikult, eks ju, igapäevases elus, et me ei räägi sellest üldse, millisesse olukorda me tegelikult paneme teatud tööde tegemisel inimese hinge, selle sama harvesteri juhi hinge, eks. Et kui ta näeb midagi pealt, mida empaatiline inimene nagu ei tohiks suuta niisama pealt näha, eks. Ja ta on pandud sellesse rolli ja ta peab seda tööd tegema, et mida me tegelikult oma inimeste psüühikaga korraldame ja millised siis nagu kaitserefleksid sinna peale ehituvad, et üleüldse nagu igapäeva elus edasi toimetada, et see on veel eraldi siuke huvitav juba psühholoogia valdkonda kuuluv, aga ma millegipärast nagu mõtlen jah, et nii nagu öeldakse, et lihakombinaadis lihunikuna ei tohi mitu aastat järjest töötada, eks ole. Kuigi nüüd töötatakse, siis samamoodi on teatud töid, mis inimese hinge nagu degradeerivad ja kaotavad sealt selle sama mitmekesisuse, mis on nagu heas mõttes, eks ole, arusaam
sellest, mis meie ümber toimub, et sa surud selle kõik endale alla ja ehitad selle paksu kihi peale, mida siis lõpuks asendabki ainult seesama materialistlik selgitus, et raha on vaja teenida ja käive peab suurenema ja sinna kilbi taha see kõik kaob, eks. Üks hästi huvitav nähtus on, mida ökoloogid ja looduskaitseteaduses on hästi uuritud või üsna palju teada, mida kutsutakse baastaseme nihkumiseks. Et see ei ole mitte, ütleme, et see on siis selline nähtus, kus me harjume sellega, mida me näeme ja õpime ka seda, milles me kasvasime ja see muutub meie standardiks. Ehk siis, kui sa elad, ma ei tea, mürarohkes linnas ja oled seal sündinud kasvanud, siis see foonmüra näiteks on sinu jaoks see standard ja sa sellega lepid. Samamoodi looduskeskkonnaga, et see tegelikult meie ümber niimoodi vaikselt vaesuv looduskeskkond tekitab meile aina uue standardi, mille järgi me ju tegelikult hindamegi, kas asjad lähevad paremaks või halvemaks. Aga samal ajal me oleme juba oma tasemelt hoopis teises kohas kui näiteks 90. aastal või 50. aastal või siis 100 aastat tagasi. Ja siis see baastaseme nihkumine, see ei ole, siin ei saa süüdistada ei haridust ega seda, et kas inimesed on kaugenenud loodusest või ei tunne huvi, üldse mitte, vaid lihtsalt puht füüsiliselt see keskkond meie ümber muutub ja me kohaneme oma nende standardites selle sama keskkonna järgi. Et näiteks meil on hästi teada, et lindude arvukus on langenud põllumajandusmaastikes alates 80. aastatest umbes 50%, metsades umbes 40%, mis tähendabki seda, et selles samas metsas, kui sa seisad 90. aastal, 85. aastal, siis see mets on vähemalt kolmandiku võrra linnu rohkem, seal on kevadel lausa ütleme suur linnulärm, aga kui või siis põllumajandusmaastik, kus on palju linde pesitseb ja see kevadine põllumajandusmaastike aspekt, et me lähme nüüd kevadele põllumajandusmaastikule või metsa ja see, mis me kuuleme, see on meie see standard, mille järgi me siis hindame, kas järgmine aasta läks paremaks või justkui nagu halvemaks ja kui meil neid Reediusi linte ei ole, kus seda tõelist sellist 80-ndate nii-öelda linnulaulu või seda linnumüra kuulata, siis me ei tea ja ega me ei kuulagi tegelikult ka seda, et ja siis see on looduskaitses hästi piirav või hästi suur takistav tegur, see baastaseme nihkumine, sest et meil on ka raske nii-öelda advokeerida või öelda kaitstavaid sõnu tegevuste kohta, mis aitaksid tagasi tuua või aitaksid taastada või aitaksid hoida nii-öelda ökoloogilist vajadust. Kui me oleme seda juba nii palju murendanud ja me teame, et näiteks neid linde tõepoolest peab olema füüsiliselt rohkem, neil peab olema elupaika rohkem, siis meil on seda väga raske nagu seletada, sest et ega see nii hull ka ei ole, et eelmine aasta oli nagu samasugune ja praegu ka, et tegelikult on teadus ainus viis, mis meil aitab seda minevikku või ütleme, aitab seda üldse seda nihet näha. Ja samamoodi siis selle kultuurilise seosega, et näiteks ma ei tea, kalamehed, tehtud uuringuid kalameeste pealt, et vanad kalamehed oskavad nimetada palju rohkem liike, sest et nad kohtasidki neid ja nad püüdsid neid ja nad oskasid ka hinnata palju rohkemate liikide kohta, et mis nendega juhtunud on, kuidas see dünaamika on olnud. Noored kalamehed tõepoolest sama tihedas kontaktis oma keskkonnaga, aga lihtsalt neil ongi vähem kalu, neil ongi ka väiksem valim vaadata, et mis siis üldse toimub. Ja seesama baastase tegelikult minu arust toimub ka, baastaseme nihkumine toimub ka meie suhtumises loodusesse. Et kui me peame normaalseks sellist, see ongi normaalsus, et me võime, meie keelata ja käskida on, et kes elab või kes sureb ja see mõtteviis, et tõepoolest meil on siin igasugused olulised asjad, majanduskasv ja muu ka, et loodus on meile küll tähtis, kuid meil on ka palju muid asju, mis on väga tähtsad, et kui see mõtteviis levibki, siis see on samasugune baastase, mis muudkui nihkub ja viib meid nagu ka moraalselt kaugemal sellest, kus me võiksime olla.
on hästi hea meel, et Aveliina just on ka siia sattunud minuga koos, et iga kord, kui sa räägid, mul kohe mingisugune mõte ja tuleb, on millest rääkida kohe. Et mul tuli ka jälle teisest sellisest ooperist võib-olla siia täiendust juurde, et kui sinna teaduse poole vaadata nagu pehmete teaduste poole peale, et tegelikult uuritakse ju ka seda, et nagu sa ütled, et me harjume ära selle pildiga, eks ole, et seda loodust on meie ümber vähem ja vaesemat, et me nagu peame seda normaalseks, aga samas ökopsühholoogid uurivad just seda, et inimestel kas erinevad neuroosid või vaimsed häired või kust need tulevad, et on otsitud neid seoseid ja ka leitud, et just nimelt see kontakt loodusega, selle puudumine õigemini, põhjustabki meis igasuguseid alateadlikke ja teadvustamata niisuguseid vaimse tervise häireid. Välja on töötatud isegi erinevaid ökoteraapia harjutusi, mida me võime ka siin läbi teha väga lihtsaid, on ju. Et nagu seda tunnetust kätte saada. Ja ma mõtlesin, et siinses õhkkonnas on paslik jagada ühte isiklikku kogemust, mis mul endal on. Ma elan ka aastaid juba tegelikult Matsalu rahvuspargi ääre peal ja tänu oma vanaisale, kes siis vanuse tõttu lõpetas mesilaste pidamise, siis võtsin selle asja üle. Ja ka juba üle 10 aasta pean mesilasi ja tabasin ennast alles eelmisel aastal analüüsimast ühte huvitavat nähtust enda sees. Et teatavasti mesinik peab ju vaatama mesilasi või seda mesilaspere läbi igal kevadel seal teatud päevade järel kontrollima olukorda, et sülemlema ei läheks. Ja millegi pärast mul oli juba tükk aega selline tunne, et kui ma vaatan neid kärgi järjest läbi ja siis kui ma näen seda mesilase ema, siis mind valdab selline rahu ja nii hea tunne. Mul on ise hästi rahutu hing või nagu hästi sebija tüüp ja minu jaoks nagu mesilaste pidamine on iseloomu kasvatus. Ja siis äkki ma tunnen, et see ema on seal ja maailmas on kõik korras. Ja siis ma ühel hetkel hakkasin mõtlema, et tõesti, et ma olen peast mesilaseks muutunud, et kui ema on peres, siis on kõik maailm korras. Ja lõpuks kuidagi jõudsin selle analüüsini, et tegelikult see ongi see sama tunnetus, et sa tunnetad, et see pisike putukate pere, et kui neil on kõik korras, siis sa tunnedki, et nagu olekski kõik korras. Ja loomulikult sa tuled sealt mesilast ära ja avastad, et kõrval 3 kilomeetrit eemal on tehtud pesitsuse ajal jälle üks lageraie ja vihastad sinna juurde, eks, aga just need samad hetked, kus sa näed, et see ükskõik kui väikene loomake või linnuke, eks ole, kellega on kõik hästi ja siis sa tunnetad seda, et kogu maailm on hästi kas või hetkeks. Et kuidagi nagu meil on endal vist seda tunnetust hästi väga vaja juba lapsest peale, et selle tunnetuse ära kadumine võib küll jätta sellise illusiooni, et kõik on normaalne või täpselt see, millest Aveliina rääkis, et me võime harjudagi kuskil Lasnamäel suure müra sees elama, aga see ei tähenda, et meie endaga kõik korras on. Et nendest uuringutest ma küll palju ei tea, väga põgusalt olen mõnda lugenud, mis ka linnakeskkonda on uurinud, et kuidas see linnamüra ja selline vähene haljastus, et kuidas see inimese nagu vaimsele tervisele mõjub, ega seal ka vist väga tore pilt vastu ei vaata, aga võt sellistest asjadest nagu tuleks järjest rohkem rääkida ja ma usun, et siin on nagu õppimisruumi mitte ainult lastel, vaid täiskasvanutel ka. Üks hästi tore uurimus, mis viidi läbi Helsingis oligi selline, mis paljud ju meist arvavadki, et me tegelikult ei ole vaja ju seda loodust ka, et paljud on viidigi siis läbi Helsingis selline uurimus, kus küsiti erinevatelt inimestelt, et kuidas neile see linnaelu istub ja üsna selgelt jagunesid nagu inimesed kaheks, et osad on sellised tõelised urbanistid või siis sellised linnatvellerid või kuidas need on, et kes naudivad kogu asfalti, betooni, kiireid autosid seal, et seda tehiskeskkonda ja siis on neid linnaelanikke, kes ikka armastavad rohelust ja neile ikka need rohealad meeldivad ja siis katse tehti selline, et pandi need inimesed siis vaatama
kiiret ristmikku või autode rohket ristmikku ja siis pargiala vaatama lihtsalt ja mõõdeti siis nende stressitaset. Ja nii nendel, kes ütlesid, et nad on kõvad linnainimesed, kui ka nendel, kes ütlesid, et okei, et rohealad on toredad, mõlemal stressitase langes siis, kui nad vaatasid rohealasid, mõõdetud sama stressihormoonid kehas. Aga vahe tuli selles küll sisse, et need, kes vaatasid siis, et ristmikku vaadates nende päris linnainimestel siis sellist nende stressihormoon selle peale ei tõusnud, et erinevalt nendest loodust armastavatest linnaelanikest, mis omakorda näitab juba inimene muidugi plastiline loom, et ta oskab meil võib-olla isegi evolutsioonilisi kohanemisi selleks. Aga jah, et tõendid on hästi palju selles osas, kui suures sõltuvuses on meie vaimne tervis ja ka füüsiline tervis keskkonnast ja keskkonnale ligipääsust ja mitte ainult nagu võib-olla sellest kogemisest ja vaimsest sellisest olemisest, vaid ka puht füüsiliselt kokkupuude erinevate liikidega, kokkupuude mitmekesise keskkonnaga, mitmekesise mullaelustikuga on tegelikult A ja O meie enda keha ülesehitamisel, eriti just lapsepõlves väga oluline. Et see uurimus viidi ka Eestis läbi, Vallo Tilman tegi Eesti lastega ühe projekti raames ja leidis, et nii Eestis kui Soomes siis lapsed, kes juba pärast sündi kohe kasvavad mitmekesisemas keskkonnas, et nende nii-öelda mikrofloora on tugevam ja nende edasine elu et seal on vähem autoimmuunhaigusi ja allergiaid. Et see, siis Vallo Tilman käiski meil ettekannet pidamas, siis ütles midagi sellist, et ja siis sünnitate ära, seda võite linnas teha, aga siis võtke kohe laps ja minge metsa kõrvale. Et just, aga jah, et loodus on vajalik ja isegi kui me seda ei tea, on vajalik. Minu arust see varasem küsimus, mis sul eestlaste kohta oli, seda tõestab ka see, et kuna mu enda ema ja õde veel elavad Tallinnas ka vaesekesed, siis ma käin vahest ikka Tallinnas ka, aga siis on hea vaadata, et reede õhtul kõik voog välja, pühapäeva õhtul kõik see autovoog tagasi, et mingi tõmme ikka vist on, eks. Aga võib-olla te teeme mingi küsimuste vooru vahele. Ja, Edine, ma küsin, et kui palju meil aega on? Seal on praegu kell 8 nii on aega. Väga hea. Minul kohe oleks see küsimus, et kas see on minu jaoks nii ilmselge, mis te räägite, et see ongi nii, ja kuidas see jõua siis nagu sinna süsteemi, kuidas nagu me kõik ei tea sellest enam. Saate aru, mis ma tahan küsida? No ma ei tea, minu arust see ongi ilmselge teatud mõtteviisiga inimestele muidugi. Ma arvan, et tegelikult, kui sa võtad nüüd ühe väga sellise ratsionaalse ärimehe ja suudad ta tirida kuhugi augusti tähis taeva taha, nii et õues on natuke pime ja lõke ka põleb ja on suke kergelt kosmiline meeleolu ja lased tal tund aega järjest rääkida, siis ta jõuab ka mingite väga huvitavate spirituaalsete mõtisklusteni. Aga see igapäeva elu nagu sellises rattas tõmbab ju uuesti inimese kuhugi teise tasandisse ja ei saa midagi teha, et me oleme oma maailma siin mitusada aastat disaininud ja loonud selliseks, nagu ta praegu on, et ega sellest süsteemist maha hüpata nii kergesti ei õnnestu, loomulikult. Võib-olla täpsustaks seda küsimust selles mõttes, et mul enda kohati mulje, et siin nagu et kas see eksistuses ei ole võib-olla tingitud sellest, et me kohati ise nagu ka projekteerime inimestele mingeid arvamusi, oletusi, seda, miks nad ei mõistavad midagi või ei mõista, aga samas me võtame mingi populaarse teema, mets on selline populaarne teema Eestis, kuigi tegelikult juba koosluste mõttes on meil kooslusi, mis on märgatavad halvemad. Puisniidud. Niidud on eriti nagu täiesti kadunud, madasoodest ei olegi enam väga palju asju, mis on vaja lihtsalt räägida, aga võtame metsateemast näiteks. Aga kui me võtaksime neid sammu neid ärimehi, kui me räägiksime just nagu mingisugused pahas kuju, siis tegelikult see tüüpiline võib-olla paljud need metsamehed, kes sellega raha teenivad, tegelikult me viiks just loodusinimesele, kes usinesti kas või räägib sellest, et tema hindab loodust ja väga ja võib-olla tõesti suhtkes positiivselt. Tema teadmised metsast on
olematu selle inimesega võrreldes, kes on tegelikult võib-olla terve oma elu kasvanud seal, selle metsaharjade tegelikult võib-olla isa tegeles sellega, vanaisa tegeles sellega, see on võib-olla põlvkondviisil. Et kas me siin nagu võib-olla ei tee mingisugust vale väärat olemust? Ma olen täiesti nõus sellega, et me üldse inimestena kaldume rohkem, kui see hea oleks ju endast erineva mõtteviisiga inimeste tingimata halvaks pidama. Me räägime mitmekesisusest, aga me kõik oleme, ma arvan, süüdi vähemal või rohkemal määral selles, et see, kes arvab teistmoodi kui meie, see mitte ta ei ole teistsugune, vaid ta on kohe halb. Eks ole, küll ta on loll ja rumal ja ei tea kõik mis. Et selles mõttes see näide oli hästi hea, et tegelikult need sellised rasked probleemid, mis meile näkku vaatavad ja mis ei ole otseselt nagu kellegi süü, on viinud täna olukorra selleni, et me üks lõppematu süüdistamine ja sõjajalal olek ja emotsioonid on kõrged ja nii edasi, eks. Aga seal on inimlikud nagu valud ja mured all, eks ole, kui me vaatame nagu nimetame tinglikult looduse inimeste valu ühelt poolt, aga teistpidi ka ju, kui sa oled metsatööstur või sul on see igapäevane sund taga seda sama äri üleval pidada ja see on väga süke ratsionaalne maailm, et võiks ju mõelda, et kui me suudaks kas või Euroopa Liidu roheleppe finantsmehhanismide abil või kuidagi seda ülemineku perioodiga rahastada, et me ei ütle metsatöösturile seda, et kuule, et pane nüüd oma pood homsest kinni, sellepärast, et meie tahame, et linde on rohkem, eks. Vaid et kuidas säilitada töökohad, kuidas selline nagu sild luua, et võt seda silda me minu arust nagu veel nii hästi alati luua ei oska selle kahe maailma vahel, eks, mida me ühte loodame ja teisest nagu eemale liigume, et selline vahepealset perioodi on nagu vaja natuke. Eks see on ikka tegelikult, ma ei räägiks kohe üldse nagu inimestest, inimesed on nii mitmekesise mõtlemisega ja meil on mina olen küll igasugustest seltskondadest igasuguseid inimesi kohanud, kes mõtlevad väga-väga erinevalt, aga kuidagi oleme kõik ühes süsteemis. Ja me oleme sellesse süsteemi niimoodi tõmmatud ja just nagu see majandussüsteem, mis nagu kuidagi paratamatult liigub nagu mingisugune suur monstrum meiega koos või tõmbab meid ennast kaasa ja seda on nagu kuidagi raske väärata ja pigem see süsteem ise nagu kisub meid sellisesse olekusse, et miks siin käis enne läbi termin ökosüsteemi teenused, mis on väga tõepoolest väga kole sõna, ecosystem services, goods and services, ökosüsteemi tooted ja teenused, palun väga. Aga sellel on sellise termini ja terve selle mõtteviisi tekkel, see siis väljendab neid looduse omadusi, mida me tõepoolest vajame igatepidi. Ja see tekkis see kontseptsioon ju tegelikult seetõttu, et proovida sellesse samasse tänasesse sellesse majandusmonstrumisse ühendada see oluline komponent, mis sealt on täna puudu. Me ei arvesta loodust oma süsteemides, oma majanduses, oma rahaarvestuses, oma finantsskeemides, oma kapitalis. Ei ole arvestatud. Ja see sama ökosüsteemi teenus just oma tehnilisuse tõttu, just oma sellise lootus oli, et ehk just tänu sellele kategoriseerimisele, väga tehnilisele sissetoomisele ta muutub võrdväärseks partneriks selles finantskapitali ja tootliku kapitali süsteemis. Kuigi talle antakse väga brutaalne nimetus. Olgugi siis, aga fakt on ka see, et olgu ta koleda nimega, olgu ta väljendagu ta külmalt seda, et mis me tegelikult vajame ju elusat loodust, mis hoiab seda süsteemi funktsioneerivana, mida me vajame, kus me elame. Et me elame ju selle sama looduse sees, vajame õhku, mulda, vett. Aga et olgugi, et ta teeb selle tehniliseks, aga kui me täna on olukord selline, et me lihtsalt ei võta teda arvesse, et me võime öelda, et ta on nii oluline,
me sõltume täiel määral loodusest, meie majandused sõltuvad täiel määral loodusest, aga kui meil ei ole mitte ühtegi isegi tehnilist mõõdikut seda arvesse võtta, siis teda lihtsalt ei võetagi arvesse. Loodus on meile oluline, aga meil on siin väga palju täna olulisi asju, mida me mõõta oskame ja mida rahasse panna oskame. Seetõttu ma nagu seda ökosüsteemi teenuste kontseptsiooni otse ära ei viska, vaid et püüaks seda integreerida ikka. Et selles mõttes just see nii-öelda see silla loomine, eks ole, erinevate mõtteviiside vahel ka. Jaa, palun. Mul oli üks mõte, mis mul tuli sellest loodusrahvaste teemast nagu rääkides. Tegelikult neid päris otsustajaid, kes on selle kogu aela nagu tipus on suhteliselt vähe. Ja see näilimine sõda, mis meil on selle metsateema ja loodusteema vahel, mis nagu tundub olevat meie nagu rahvasisene, see tegelikult ei vasta päris tõele. See natukene rohkem tundub, et rahvas on loodusmeelne, aga need nagu otsustajad, vähesed otsustajad, kes seal on, et need on lihtsalt nii suur võim. Ma arvan ka seda sama, et mul on ka selline tunne, et tegelikult ütleme, see mass on ikkagi nagu tõepoolest mõtleb endiselt ka niimoodi, ja mõtlebki, et ära hinga linnupesa peale, aga et kuidagi see mõtteviisi kujundamine toimub üsna vähese sellise, ja täna toimub ta olgem ausad, päris professionaalselt. Lobistamise teel. Just, päris professionaalselt inimeste poolt, kelle töö ongi ühiskondliku arvamuse suunamine ja seetõttu pole ka ime, et see ühiskondlik arvamus justkui hoolimata sellest massivahest selliseks kujuneb. Ma võib-olla täpsustaks selle eelmise küsimuse raames ka, et üheks poolt on see väike hulk inimesi, kes sageli otsustavad, aga sageli ootakse väike hulk inimesi, sageli on selle valdkonnaga palju tegelenud ja neil on võib-olla mingid põhjused, miks nad võib-olla on ühte teist poolt. Et siin ma tahaks küsida natuke sellised teemad just teaduse poole pealt. Et mind ennast on kohe ikka tekkinud küsimus see, et vähem ma kuna väga kindlalt kõneviisin, siis et siin on see probleem, aga samas minu isa on põllumees. Et tema on seda rääkinud, kuidas kogu aeg tuleb väljast, et iga läheb mingi hulk aega mööda ja selleks, et see, mis varem ikka räägiti, oli täilik jama, nüüd on meil see uus õige info. Et läheb 10 aastat mööda ja siis tuleb see, et ei, tegelikult see eelmine oli ka vale, nüüd tuleb see uus info. Ja minu arust on siin neid erinevaid kohti, kas või näiteks see sama linnupesa asi, mis on käinud arutelust korduvalt läbi. Miks langes linnupesade arv 80-ndatel, 90-ndatel raiesurve oli kordades, et mitmete põhjustel väiksem, mis on täna. Et nagu siis, kui see oleks see seos, siis me võiks nägema praegu väga kiiret langust, aga siis me poleks tahtnud seda langust näha. Miks nüüd sünkõist lahti seletamata? Ei, ma võin seletada, aga see võtab palju kauem. Mina isiklikult ei tea, aga mõte, et neid kohti on sageli väga palju, millest on võib-olla vähe uuritud. Et võib-olla ka see võiks saada ka selle parem kommunikeerida, et mida me õigupoolest teame, mida me ei tea, sest võib-olla vahel ongi see koht, et kui see küsimus, kuidas leida inimeste vahel üldisuda. Et ma arvan, et kõnekaid vähemusi, kes väga usinast sõna võtavad, on igas valdkonnas. Ma ütleks, et tegelikult on lihtsalt ju ka niimoodi, et ökoloogia on teadus ja looduskeskkond on keerukas süsteem, vaata, et ongi kõige keerukam süsteem, süsteemide süsteem. Ja täna meile ökoloogiat tegelikult koolis ei õpetata. Meil puuduvad üsna selgelt kõigil, kogu ühiskonnal puuduvad teadmised looduskeskkonna toimimisest. Ja see loomulikult meie teadmised aina paranevad, nii nagu ma ei tea arstiteaduses, eks ole, et see, mida arvati 50-ndatel, täna selgub, et ei olnud kõige parem praktika, teeme ikkagi teistmoodi, me täieneme kogu aeg, kaasa arvatud looduskaitse teadmises ja teadmises sellest, et millised on need tegurid, mis meid ümbritsevad keskkonda mõjutavad. Aga see, et me ei ole meil ei ole õnnestunud ökoloogidena või teadlastena see keerukas teadmine iga ühe aiu istutada ei tähenda, et seda ei ole olemas. Samamoodi lindud, näiteks võtame need samad linnud. Lindude arvukuse langused algasid 60-ndatest, algas põhilist tegurid, kokku võtta 5 peamist tegurit ökosüsteemide nii-öelda degradeerumisel, liikide arvukuse mõjutamisel on nendest kõige esimene on elupaikade kadu ja pindala muutus. Ei ole otse metsaraie, ei ole otse
põllupidamine, vaid on kombineeritud tegurid, mis füüsiliselt eemaldavad elupaika, pluss lisavad juurde pestitsiidid, saastekoormuse, interaktsioonid teiste liikidega, kuidas on langenud või muutunud putukate kättesaadavus, kuidas on vähenenud maastikust tänu nende niitude kadumisele, seemnetoiduliste liikide toidubaas ja nii edasi, tohutult kompleksselt asju, mille seletamine võtaks vähemalt selle, et inimestel peab olema ökoloogilisi baasteadmisi, aga meil ei õpetata neid mitte kuskil. Me täna õpime, minu lapsed, vaatan nende bioloogiaõpikut, õpivad ära, et on, ma ei tea, 5 leheküljel on, et meil on niidud, rabad ja sood, metsad, need on sellised aine ja siis on, et on toiduahel on ka, et jänes sööb kapsast ja siis kuld sööb jänese. Et sellised lihtsustatud arusaamad ei võimaldagi tegelikult ehitada seda maailma sinna peale. Õudselt raske on minu arust. Aga kas sellist asja ei saaks läbi suuda koolisüsteemi või et me vaataks seda maailma natuke nagu seostes? See oleneb ka koolist ja õpetajast tegelikult, sest täna on, ma ise õpetan ka muu hulgas Läänemaa ühisgümnaasiumis, gümnaasiumi osas ja kus on, ma ütlen, oleneb koolist, on võimalik luua ise ka uusi kursuseid, kursuse kavasid, täiesti selliseid interdistsiplinaarseid kursuseid, et ma ise õpetan jätkusuutlikku majandust ja innovatsiooni ja tulevikukujundust, mis on sellised teemad, kus me alustame alati ikkagi sellest olukorrast, mis meil maailmas on, eks. Aga see ei ole nagu põhiprogrammi osa, eks ole, see on jäänud nagu selliseks ehku peale, et kui nüüd kuskil leidub mõni õpetaja või mõni kool, mis on sellise ideega läheb kaasa, aga jah, täpselt nii nagu Aveliina ütles, et neid nagu sellist tervikseoste õpetamist või terviku... Võib-olla selles ongi, et me tahame näha, meil on hästi palju selliseid ühe muutujaga võrrandeid oskame oma peades lahendada, et metsaraie, lindude kadu. Sa tõid sellise näite praegu, et justkui need on omavahel seotud. Metsaraie on üks nagu näiteks antud näite puhul ainult üheks väikeseks kiviks kogu selles vundamendis või selles püramiidis, eks ole. Aga et mitme muutujaga võrrandeid me üldse kohe kuidagi lahendada ei oska, isegi kliimamuutuste puhul, kuigi sellest on nii palju räägitud, ikka endiselt me sooviksime lahendust, mis oleks nagu ainult ühene, et teeme nüüd selle, liigume energiaga. Ja seni, kuni me seda lahendame, las muud asjad nagu jäävad hetkeks nagu ootama, aga see süsteem siin meie ümber on miljoni muutujaga võrrand ja ühesõnaga sellist sellepärast öeldaksegi, et praegu on, mis on vajalik, on süsteemne muutus ehk siis ja ümberkujundav muutus eesti keeles veel ka. Ja see süsteemne muutus tegelikult tähendabki seda, et me mitte ei fine tune'i või ei peenhäälesta, vaid vaatame, et mis need, et kas me saame nagu selle kogu süsteemi niimoodi ringi keerata, et me võimalikult paljusid muutujaid, mis meil sellesse võrrandisse panustavad, võimalikult hästi lahendame või võimalikult positiivseks keerame. Kultuur, haridus, teadus pole seal kusjuures üldse nagu esmatähtis, mulle tundub, vaid et pigem nagu just see humanitaarne pool. No ja tegelikult saab vaadata ka selle majanduse poole selles mõttes, et võib vaadata kogu seda probleemistikku ikkagi selle koha pealt, et majandust on vaja kõvasti ümber pöörata, sest see majandus on tegelikult see, mis meid on nii-öelda alla neelamas ja tegelikult tuleks majandus kokku suruda. Ja teadus on siin ka väga suureks abiks, on ära defineeritud ju jällegi terve rida põhimõtteid, milline siis üks selline jätkusuutlik majandus peaks olema. Ja seetõttu oli mul väga hea lugeda, et meil on Euroopa Liidu roheleppes ka täiesti kirjas õigemini selles talust taldrikule strateegias, et me peaksime üle minema lühikestele tarneahelatele. Selle peale peaks rahvas tõusma püsti aplodeerima ja ennast unustavalt lausa, sest lühikesed tarneahelad tegelikult tähendavad seda, et me üleüldse oma tootmises toodame kohalikust toorainest, toodame siin ja ka müüme siin. Ja sinna kõrvale käib selle kontseptsiooni üks osa siis see, et see igavene import-eksport
et selle nagu sihuke ülimuslikuks asetamine tuleks ära lõpetada, et põhimõte on seal taga see, et me toodame maksimaalselt vajamineva endale ise, ülejäägi, ja see on tõesti ülejääk, eks ole, ekspordime, impordime siis mingeid väga piiratud hädavajalikke asju sisse, eks, et tegelikult selliseid nagu majanduses on hästi palju selliseid printsiipe, mida nagu rakendada, näiteks üks on ka see, et kohalikel kogukondadel peaks olema ülimuslik õigus majandustegevuse üle oma piirkonnas. Ehk nagu otsustusõigus või vetoõiguseks teinekord nimetatud ka, et ja siin me põrkume kohe selliste suurte projektidega, siin Tartust ju seda tselluloositehase asja mäletavad kõik, aga nüüd me räägime mingitest suurtest kaevandustest ja asjadest, et heidetakse nagu ette, et inimesed on sellised, et võt nii kaua on vait, kuni oma tagahoovi mõni projekt ei tule ja siis läheb lärmiks. Mõnes mõttes peakski nii olema, et oma tagahoovi ei lasegi teatud asju ja ongi otsustusõigus sellel kogukonnal, kes ei lasegi, eks. Sest tegelikult see on ainuke praegu tänases maailmas see koht, kus me seame piiri. Sest niipea, kui sul on nagu majandusel nii-öelda kõik võimas selline tegutsemisluba või et sa saad tegutseda selle sama majandusliku argumendiga piiramatult, nii et isegi kogukondadel pole enam õigust midagi öelda, et siis läheb veel hullemaks. Et tegelikult selliseid kontseptsioone nagu seesama lokalism öeldakse majanduses, eks, või isegi väljendatakse, et radikaalne lokalism lausa, mis kogu selle raamistiku väga hästi ära kirjeldab, et milline siis see majandus peaks olema ja tegelikult ÜRO on ammu juba aastal 2013 on isegi ühes oma dokumendis öelnud seesama kuulus kaubandus- ja keskkonnaraport, mille pealkiri oli veel Wake up before it is too late. Et seal on isegi selline lause, et maailma majandus või põllumajandus tuleks radikaalselt ümber muuta ökoloogilisemaks, mahepõllumajanduseks, suured põllumajandusettevõtted lahti lammutada tükkideks, väikesteks, mitmekesisteks ettevõteteks. Kõik nagu teaduslikus mõttes väga õige suund, aga me kuidagi ei saa sinna. See viimased otsused, mis meil oma valitsusegi poolt on tulnud põllumajanduses ja mahemajanduse valdkonnas väga julgustavad ei ole. Nii et tegelikult teadus on selles mõttes nagu kogu see raske töö ära teinud, et aidanud nii defineerida kui mudeldada neid võimalusi, mida ühiskonnas oleks võimalik rakendada ja minu arust Eesti puhul veel eriti, et me oleme nii väikesed, et me ei ole nii suur laev, et seda ei saa siis ilma raginata pöörata, et Eesti oleks nagu päris hea selline võimalus just seda sama mahemaa kuvandit edasi viia tõsiselt ja sisuliselt, aga me kõik teame, kuhu me siis põrkume, see sama, mida Aveliina ka mainis, eks, et ega see lobitöö on ju võimas. Et me elame täna sellises maailmas, aga selle jaoks on vaja lastele muinasjutte lugeda enne magaminekut, et alati võidab kurja, ma arvan. Ilmselt see põllumajandustootmisele ja üleüldse majandustootmisele mingisuguse, et nad väikesteks osadeks lammutamine uuesti kokku ei hakkaks nagu klasterduma, et selleks on vaja vist mingi seaduses panna mingid ülempiirid tootmisse ja niiviisi, aga tegelikult ma tahtsin teie enne välja toodud mõtetele anda hoopis teise fookuse, et see sama kogukond, kui ta teeb asju, elab oma võib-olla väga vana ja järgi proovitud viisidel, aga nüüd satub hoopiski konflikti sellise looduskaitse poolega. Ehk siis Eestist võib tuua näiteks hülgeküttimise kohta, kus on tõesti väikesaarte kogukonnad on seda teinud juba ju aegadest saati ja siis tuleb järsku keeld ja see ühe nagu sellise pärandkultuuri aspekti nagu närvutab ära. Peipsi ääres on sama väikestes mahtudes kalapüüdmisega näiteks. Ja ma kujutan ette, et selliseid näiteid võib kõikjalt maailmast tuua, et soome-ugri ja kõik sellised pärandkultuurid. Mis siis saab?
looduskaitse ei ole tegelikult see konflikti koht seal, vaid et ütleme, looduskaitseline mõtlemine on hästi tugevalt põimitud, tänane looduskaitseline mõtlemine on väga tugevalt põimitud traditsioonilise ökoloogilise teadmisega kogukondade sellise loodustundmise ja loodusrakendamise ja nii-öelda jätkusuutlike meetmete ja nende jõustamisega, et need on hästi tugevalt põimitud ja kui siin varasemalt on, kahtlemata on laias maailmas erinevaid näiteid ja igasuguseid vigu tehtud, siis vähemalt teoreetiliselt ütleme see teadmine, mis täna on toimivast looduskaitsest, on see, et see peab toimima koostöös ja koostöös, ütleme, koostöös selle looduskultuuri jõustamisega, et see on hästi selge, et siin tegelikult ei ole konflikt otse looduskaitse ja pärandkultuuri vahel. Aga konflikt on ju millest? Pigem sellest, et need samad jätkusuutlikult püütud väike püüdmise puhul püütud hülged või siis traditsiooniline kalapüük on ju tegelikult paralleelselt asendunud ülepüügiga, kus need samad väikeste kogukondade traditsioonilised viisid on selle löögi all just, et kõrval ju on traaler, kes püüab neid samu hülgeid, kes püüab neid väga intensiivselt ja viib selle sama ilma regulatsioonideta, viib selle sama populatsiooni järgmise 10 aasta jooksul väljasuremisele nii tööstuslikuks kalapüügiks või tööstuslikuks hülgepüügiks kui ka nendeks väikesteks kogukondadeks. Ja pigem on asi lihtsalt regulatsioonides, et ei ole ilmselt suudetud alati eristada, kus on see kuhu see piir tõmmata. Traaler tõmbab endale ka traditsioonilise kalamehe välimuse üll ja läheb püüab ikkagi, et selles suhtes pigem on need probleemid seal, mitte ei ole looduskaitse versus looduskultuur ei ole täna konflikti kohas. Väga hea, aitäh. Jah. Mõtlen selle ka sama täienduseks, et üks on sama, et kas või sama, võtame kas või ülgepüügi või mingi muu sellist, just on kohati enda isikut natuke tundub ka väga küsitav, et kui me räägime kas või sellistest traditsioonilist eluviist või muust sellist looduslähedast, ütleme seda, et see kuidagi loodushoidav, aga tegelikult iseenesest igal liik võimalusel hävitab oma looduskeskkonda, sest ta üritab paljuneda, üritab teha seda, mis on, aga seda hoiab nagu seda takistab just see, et konkurents on loodud konkurents, on need samad piiravad tegurid, mis algul mainitud, sest inimesel on samamoodi õnnestunud neist välja murda, aga inimene on alati olnud loodust hävitav liik, nagu algusest peale. Isegi loodusrahvad on seda tegelikult, aga nad ei saa seda väga teha, sest need kõik muud tegurid on nii nende vastu, et neil on väga raske nagu seal piisavalt suurt kahjut teha. Aga nüüd ja praegu oleme pigem olukorras, kus isegi inimesed kohanevad sellega, et jah, me muutume ja oleme hästi näinud koroonapiirangutega või mingi koroona üldse aega, kas või sama surmajuhtumite arv, et kui kiiresti tegelikult tuleb tuimus. Algul võib-olla arv 1 on päris juba kole, aga pärast 10 tükki päevas ei olegi enam nii vale. Ja siis vaata, kui kiiresti see juhtus, miks siis niimoodi on? Et siin on praegu kohetena võib-olla see, et see pigem isegi inimesed suudavad nagu märgata mingeid muutusi. Probleem on selles, et see võimekus asju muuta kasvab kiirenevas tempos, aga inimesed on harjunud sellega, et asjad muutuvad kiirenevas tempos. Ja alati tähendab seda, et alati uusi regulatsioon, kõik muu jääb nagu tehakse nagu etkevaadusest lähtuvalt, mitte sellest arvestusest, mis see siis tuleb. Et kas see on ka see kommunikatsiooniprobleem ja kuidas peaks seda tegelikult adresseerima, kui me räägime sellest haridusest? Ma mõtlen, et lihtsalt ma looduskaitseliste regulatsioonide poole pealt võib-olla seda sama kommenteeriks just niipidi, et vaata seni, kuni see väike kalapüük või ütleme, kuni inimesi oli nii vähe ja need meetodid nii nadid, et me tõepoolest nad ei olnudki võimelised seda kala välja püüdma või mõnede liikidega siiski olid, et päris paljudele liikidele sai ikkagi evolutsiooni jooksul ikkagi põõn peale tõmmatud, aga ütleme, et näiteks kalavarud rannakogukondade toimetamise tõttu ei kahanenud, sest et ookean või meri või siis järv oli suur ja lai.
ja ikkagi populatsioonid olid jätkusuutlikud ja suutsid taastuda. Aga siis ütleme, paned selle kärme tehnilise progressi peale, kus täna ookeanist 66% on intensiivselt ümber muudetud, põhjatraalitud, 66%. Müstiline hinnang, mis on, need põhjatraalid on nii suured, lähevad otsivad kalavarusid satelliitidega, et see kaalukaus on nii kiiresti muutunud, et sul lihtsalt ei jõua nagu regulatsioonidega järgigi loomulikult tehnoloogilisele progressile. Et üsna raudselt võib väita, et kui meil looduskaitselisi või keskkonnapiiranguid ei oleks, siis kalavarudega oleks ammu paljude asjadega kööga. Aga jah, et loomulikult see muutus on olnud nii kiire, et meil isegi ei ole olnud aega hetkeks peatuda, et kus see jätkusuutlikkuse piir on, et kui palju me siis ikkagi läheme või kus me kogu aeg nagu mingisugune selline võidujooks ometi samamoodi, et ma ei tea, kas ma päris täpselt sama rääkisin, mis sa välja tõid, aga mõneti. See on natukene seotud sellega, mis te enne rääkisite seoses nende põllude, lindude või metsalindude mitmekesisusega, et kuidas meie jaoks, kui me võrdleme mõnda aastat lihtsalt, et siis ei ole vahe nii suur võib-olla, aga siin juba 30 aastat tagasi on. Jah, et siin sageli sa peadki siis pigem usaldama seda, ütleme, panema selle usalduse sellesse seiresse, monitoorimisse, lootma, et need andmed on piisavalt head või et neid üldse on ja et nendest regulatsioonidest või rakendustest siis ka vastavalt piisab. Et praegu kõhutunde pealt nagu selliseid süsteeme, nagu meil praegu on, enam ei majanda. Jah, sa mainisid ka siin seda tehnoloogilist progressi ja siin see kasvatuse ja hariduse teema oli ka, et see sama tehnoloogiline progress ju tingibki selle, et meil see areng ja ka majanduse areng läheb järjest kiiremaks ja ka looduse hävitamine järjest efektiivsemaks ju. Mida kiiremini rohkem suudad, seda parem on, eks. Et seetõttu, kui on küsimus nagu haridusvaldkonnale või kasvatusvaldkonnale, et seda tehnoloogiat me arendame hirmsal kiirusel nii, et ta arendab ennast juba ise, aga inimest me kuidagi nagu ei suuda järgi arendada ehk seesama küsimus tehnoloogia arengus ka, et mis siis üleüldse see eesmärk on, et kas inimkonna eesmärk ongi panustada nüüd lõputu ja ülikiire tehnoloogia arengu altarile või tõmmata nagu sealt ka natuke piirid ette ja öelda, et oodake nüüd, et me peame seda inimlikku väärtussüsteemi kuidagi upitama enne, kui me selle tehnoloogiaga edasi saame minna. Piltlikult öeldes, et see palju ära leierdatud ütlus ka, aga et tehnoloogia käitub vahest nagu kirves hullumeelse käes, eks ole, et meil see kirves on juba ammu kõrgtehnoloogiline, aga hullumeel on ikka ajab ühte ja sama joru edasi, lihtsalt veel efektiivsemalt ja õudsemalt. Et seetõttu selline nagu tehnoloogia vallas, nagu Aveliina ennem ka mainis sõna moraal, et on ka tehnoloogia vallas järjest rohkem hakatud rääkima moraalsest tehnoloogiast või väärtuspõhisest tehnoloogiast, et ka koolides ei ole vaja ju tingimata rääkida sellest, kuidas on peaasi, et on üks tehnoloogiline vidin, et juba ta on tore startup, vaid sinna juurde peaks juba ammu käima küsimus, et aga kuidas see tehnoloogia aitab A, loodust säästa ja päästa, B, inimkonda tasakaalustada, piire seada, nii edasi. Et seal on ka täpselt samad küsimused ees, kui me vaatame nagu seda looduse hävingut ühel poolt ja tehnoloogia sükast pidevat nagu edasiarengut, et kogu aeg see piiride puudus vaatab meil igal pool näkku. Ma tahaks korraldada nagu selle väärtuste tagasi, et kui me küsime, et mis on näiteks ühe elu hinda, siis me kunagi elu ei hinda. Ja et kui me suudaksime ikkagi kas ülemineku etapist panna ökoloogilisele mitmekesisele keskkonnale mingi ruutmeetri hinna või koosuse hinna, et siis enamus inimesed, kes on rahamaailmast pärit, nad oskavad seda kuidagi seostada, et kui ma võtan näiteks 1 hektari metsa maha, siis ütleme puitu me saame sealt 900 € eest, võib-olla praegu rohkem on puidu hind tõusis, aga võib-olla selle 1 hektari ökoloogiline väärtus oleks olnud meil näiteks 30 000 €. Et saada sellised
mingid mõõdupostid maha, et me suudaks seda asja selliselt nagu peas progressida. No see on jah, see sisuliselt ressursimaks on asja nimi. Võiks olla ju puidul ressursimaks samamoodi peal tohutu suur on ju. Aga jah. Inimesed üldse hinda, näiteks nad vaatavad õpsikud või võsa, nende jaoks on see niitmatu muru ja hooldamatu pinnad. Tegelikult on see elupaigad, eks ju. Elupaigad ja tohutu väärtus. Kui praegune finantssüsteem on põhine meil kulla, meil kuld tagab mingit asja meil kuskil X kohas. Äkki saaks selle muutuse. Umbes 3% maailmas käibivast rahast on kaetud kullaga. No, nii et ega enam eriti ei ole. Tänapäeva raha on selline, et kui sa tõmbab juhtme seinast välja, siis seda enam ei ole. Koinid on täitsa pseudoväärtused, kui me suudaksime ökoloogilise mitmekesisuse siduda uue väärtushinnaga. Et kogu ökoloogiline asi on uus bitcoin või mingi uus väärtushinnang, et sellega oleks seotud need väärtused, et see jõuaks inimestele kohale. Lihtsalt roheline on liiga nõrk. Miks ta võib-olla kohale isegi jõuab, aga meil nagu kuidagi ühel poolt puudub see poliitiline tahe teha selliseid julgeid otsuseid selles valdkonnas ja teiseks, et ei ole ka veel niukest head, ma ei oska öelda, pilooti või sellist tervik väikest mudelit kuskil, ma ei tea, maakonnas ära katsetatud, et kas ta ikka töötab, sest tegelikult me oleme inimkonnana praegu sellise enneolematu suure küsimärgi ees, kus me võime küll mingeid lahendusi välja mõelda, aga kas ta ikka päriselt kõik lõpuks toimib, et eks me ka kõik võbeleme teadusmaailmas samamoodi natuke selle, et mis see õige lahendus, et täpselt milline ta välja näeks. Et seetõttu näiteks jätkusuutlikkust uurivad teadlased on ka pakkunud välja, et ei olegi võimalik mingit tervikmudelit valmis teha ja tõsta nüüd ühele riigile peale ja öelda, et nüüd homsest hakkake nii elama, vaid seda kirjeldatakse pigem nagu teekonda, kuhu et tuleb hakata nagu minema, ühe sammu astud, siis vaatad vasakule paremale, kas enam-vähem töötab, nüüd astun ühe sammu veel, eks. Et tegelikult, kuidas neid uusi süsteeme luua, kogu see protsess ise on ka omakorda keeruline. Et selles mõttes jah. See, mis sa kirjeldasid, muidu ongi Euroopa Liidu strateegia täna. Et seesama ökosüsteemi teenuste kontseptsioon on siis Euroopa Liidu eesmärk oli, et aastaks 2020 on liikmesriigid hinnanud, kaardistanud oma ökosüsteemi teenused, looduse hüved, seadnud nende baastasemed ja aastaks siis, ma ei tea, kas ta oli 2025 või on sisestanud samad looduse hüved. Nad on ka ära hinnastatud ja sisestanud majandusarvestusse. Alguses praegu töötavad Eestis sellega inimesed, Euroopas töötavad, ma ise tegelikult töötangi sellega hetkel. Statistikaamet teeb Eestis majandusarvestust või arvepidamist, rahvamajanduse arvepidamist juba katsetab, et kuidas näiteks tuua sisse esialgu mõned lihtsamad hüved, mida on kergem arvestada, mida seni ei ole arvestatud, et näiteks süsiniku sidumine on võib-olla kõige nagu lihtsam näide nendest, aga miks mitte ka muud aineringed, erosiooni pidurdamine, ei tea, näiteks üleujutuste leevendamine ja nii edasi, et nende üle saab ka arvestust pidada, neid saab mitte otse osta müüa, aga me saame teada, et millal me neid kahjustame ja millal me neid parandame ja aga kuhu see muidugi viib, kui see nüüd kõik on hinnastatud, isegi kui ta on kehvasti hinnastatud või et ta ei ole nii õiglaselt hinnastatud, aga kuhu selline majandus viib, see nüüd omaette küsimus, et kuidas seda üldse luua ja kuidas teda ja kas siis juhtub niimoodi, et me tegelikult oleme kogu aeg oma toimetamistega miinuses. Me tegelikult võtame kogu aeg rohkem, kui me jätkusuutlikult saame. Et sa tõid näite, et puidutulu on 90 000, aga elupaik maksab 30 000. Ei, puid maksab 9 000. 9 000. Puid maksab palju vähem kui tegelikult. Ja just, nii ongi. Ja nii palju, kui neid hinnastamise töid on tehtud, siis tegelikult need protsessid on nii kallid. Ja looduse panus meie majandusse on nii suur. Me lihtsalt ei võta seda arvesse ja nagu laseme vasaku käega nagu tõmbame maha, eks. See on see probleem, et kui enamus inimesi läheks seda suurt rahalist vahet, et siis meil tekiks mingi... Aga kuidas näiteks ma ütlen sulle, täna on
täna on reaalselt kahjustab muldade degradeerumine 3,2 miljardi inimese heaolu. Juba on kahjustanud, eks. Neil on elu halvem selle tõttu, et mullad ei ole nii head ja viljakad. Millal sealt peab ka küsima? Viimasel ajal räägitakse väga palju sellest Euroopa Liidu rohepöördest ja sellest, et kuidas need direktiivid ja nõuded ja need võivad nagu kuidagi päästa meid kõiki. Aga lihtsalt natukene nagu siiski kahtlen ma isiklikult selles, et ega see ei ole lihtsalt järjekordne tühi lubadus. Et kas see, ma ei kipu nii kiiresti saadama seda. Väga õigesti teed, ja. Mina olen selles mõttes nagu kohati ka ikkagi skeptiline selles mõttes, et kui sa loed dokumendina, minule väga meeldib. Silm ja hing puhkab, aga ajalugu on näidanud, et dokument ei ole veel reaalsus ja ajalugu on näidanud ka seda, et reaalsuses on võimalik teha tegusid, mis 100% käivad vastu sellele dokumendile, mille aluseks, või mis aluseks on võetud. Et seda nimetatakse küll rohepesuks. Nad on samal ajal nagu vastavuses. Aga hakkab siuke manipulatsioon tekkima, aga me oleme siin Eestiski rääinud selle CO2 ümber, eks ole. Küll tõestatakse meile teaduslikult ära, et ikkagi lageraie on ikka kõige parem süsiniku siduja, sellepärast see väike puu kasvab palju kiiremini, seob seda süsiniku ka hästi kiiresti. Kõige parem on ikkagi see. Lihtsalt ei saa kõik sellest aru, aga ikkagi see on nii. Ka põlevkivi elekter ütlen ma irooniliselt. Süsinik neutraalne. Või see kasvõi lihtsalt lõpetan selle mõtte veel ära, et või oli meil see sama süsiniku kaubandus, mille pealt on meie koolimajad ehitatud, et kus nüüd see loogika on, kui üks riik müüb oma kvoote, et ta vähem saastab, aga ta müüb oma kvoodid kellelegi teisele, kes siis selle võrra rohkem saastab. Et kuidas üldse selline kaubandus on lubatud, mina ei saa aru. Aga näete, õnneks. Et tõepoolest see, kui mingi asi on paberil, on alles nagu pool võitu. Aga ma võin öelda ka seda, et kui ta on kuskil strateegias ja paberil juba kirjas, siis see on ka väga suure töö tulemus. Et see, et need head ideed saaks teoks, see on juba teine teema, jah. Ega mul vist ei olnudki midagi. Ma üritan meeldivata korra seda hetke, mis mul enne küsimusele mõttes oli, et see sama teema jätkuks on natuke sama pool, kui me näiteks enne rääkisime, et miks on võib-olla mingid inimesi raske veenda. Sest see ongi see sama, et kui mõni inimene on kas või 30-40 aastat mingis valdkonnas tegutsenud ja näinud seda asja, kus kas või mingid hästi prognoosime, siis paber või kirjas on üks asi, aga mis tegelikult teine asi, siis on mõistetud skepsis. Ja see, kui me näeme mingid populistlikke variantist, ütleme kas või see, et ideaaliselt on väga hea see, kui me saaksime minna sellisele korrale, kas või kehtestada mingi ilus hinna. Aga siin on see sama pool, et kui me tegelikult üritaks tõesti loodusega niimoodi kooskõlas elada, kus veel eriti juhul peab tehnoloogia ignoreerima, siis kõige lihtsam viis seda teha ongi niimoodi, kui me lihtsalt taandame rahva arvu nii palju, et elanikke on umbes sama palju nagu Handi Mansimaal ruutkilomeetri kohta ja siis sellisel juhul oleme lihtsalt saavutanud lõpuks kooskõla loodusega. Lihtsalt praegu nagu me võib-olla ei taha leppida siukse nagu taudiga, mis 99% inimesi likvideeriks. Et see ongi sama kohtus, see on tegelikult sama maaslik probleem. Ja üks on see, et sa näed, et jah, võib-olla see maksab nii palju, aga kui sina oled selline, siis ütleme see pereisa, kes vajab toita oma 3 last ja sul on see, et aga mul on siin mets ja tegelikult raiejups ja siis see otsus, et võib-olla see oleks mingisugune väärtus kuskil, siis ongi see sama koht, et teised tegutsevad, aga minul endal on ka ju vaja teada. Et see on see koht, kus tuleb see väga terav konflikt sisse ja sama maadus midagi muutus ka, et selles ma küsikski. Sama asi, et üks on see, et me tahame midagi just muuta, aga tegelikult leida toimunud lahendust. Et see on see, miks me pole siiamaani seda asja teinud. Et ma küsikski, et kas te kuskil näete nagu mingisuguseid, ka kuskil mingites riikides, mingid sellised lahendusi, mis just nagu võiks viia meid võib-olla ma ei tea, seda lahendust, tegelikult see on lahendamata probleemsel kujul. Aga et nagu ütleme, on mingid lahendusi, mis on nagu natuke parem, mis täna on, või mingid sellised projekte, mis tundub, et sellest võiks kasvada midagi, mis aitaks maandust suunata sinna rajale, mis tõesti oleks loodusele sõbralikud. Et kas
kas te näete mingi selliseid asju, mis nad nagu võib-olla oleks, mida peaks ka Eestis tegema? No selliseid detaile või selliseid kilde ju on, eks ole, erinevates riikides, kus on isegi põhiseadusesse kirjutatud teatud tingimusi sisse, eks ole, oma looduskeskkonna hoidmiseks, aga noh, tegelikult ega meie oma põhiseadus ka väga kehva pole selle koha pealt. Aga kui oleks selline hea ühene vastus vastata kas minul või Aveliinal, siis me siin ei istuks, siis me oleks kuskil, kus me oleks? Hästi kõrgel. et tegelikult, et sellist valmis lahendusi ju ei ole niimoodi tervikuna väga veel kuskilt võtta, et neid katsetatakse erinevate niisuguste kildudena. Aga no praeguses ühiskonnas, nagu me kõik lääne ühiskonnas elame, on meil poliitika on selle asja nimi. Ütleks sulle, et ma nüüd olen seda teemat nagu lähemalt vaadanud siin viimased paar aastat, sest ma ise olin üks nendest, kes kaalutles Eesti looduse hüvesid ja ma olen nagu nuputanud ka selle majandussüsteemi üle ja ütleks niimoodi, et nii see pall on nagu õhus, et kõik on juba nagu justkui hakkavad nagu tüürima sinna poole, teadus on nagu midagi paika pannud, mõte hakkab liikuma selles suunas erinevates riikides, aga ja erinevates, mitte kogukondades, aga sellistes nagu ka ettevõtetes, võib-olla korporatsioonides, kui soovite. Aga et kuhu ta nüüd nagu lõpuks kukub, täiesti lahtine ja siin ei ole isegi nii, et kuskil on veel paremini kui Eestis. Ütleks, et vaata seda sama Eestit ja vaatame, mis siin juhtub järgneva 2 aasta jooksul ja see ongi juba nii-öelda maailmastandard siin ka, sest et vaata Euroopas ringi, vaata mujal maailmas ringi, neid väikeseid selliseid piloote on igal pool. Aga ühtegi toimivat süsteemi veel ei ole. Kus see esimesena tekib, kus seda pilooditakse, see võib täpselt sama hästi olla Eesti, kus meil on osad asjad on töös täna, on päris mitmed päris põnevad algatused töös, andmed kogunevad, riigiasutused on huvitatud, aga et täpselt, et minu arust hästi huvitavad järgmised 2 aastat, et kuhu see pall nagu täpselt kukub ja millised näited nagu elujõuliseks saavad. Aga praktikas on see võimalik tegelikult, sest et 8000 ruutmeetrit permakultuuri aeda toidab ära 50 inimest. Tegelikult praktikas on lihtsalt vaja see jänu peab vaja härja kaetud. Ja absoluutselt, et ma võtaks ka selle korra see inimeste vähendamise teema peal nagu sõna, et meil inimeste arv on ainult üks nendest väga paljudest teguritest, millega me rinda pistame. Ka väga väike hulk inimesi suudab oskuslikult keskkonna vägagi hukka keerata. Samamoodi suudab väga suur hulk inimesi toimetada nii, et see keskkond on jätkusuutlik. Et siin see võluvits, see 90% vähendamine ei ole isegi, kui me suudaks mõelda omane humaanse tee selle saavutamiseks, mida me ka ei suuda. Siis tegelikult ei ole praegu otsest vajadust veel, sest nagu see jutt, et me sureme kõik nälga ära, et maa ei suuda inimkonda praegusel kujul toita, ei vasta ka tõele, kui statistikat tegelikult vaadata. Et WTO andmed ütlevad väga selgelt seda, et maailmas toodetava toidu kogus on selline, mis praeguste mahtude juures me suudaks ära toita 10 miljardit inimest, 2000 kalorit päevas, imikust raugani. Probleem ei ole selles, et me ei suuda toitu toota ja inimesi ära toita. Probleem on hoopis teises kohas, probleem on selles, kuidas jaotunud on jõukus riikide vahel, inimeste vahel, kuidas on kättesaadav ja muidugi väga suur osa põllumaast, mis võiks toiduvilja kasvatada, on eks ole teatavasti lihatootmise vajaduste all. Nii et hästi palju, ma nagu ei poeks selle argumendi taha, et kõik asjad on nii halvasti, et meid on siin niivõrd palju. Et tegelikult, kui hakata nagu vaatama numbritele näkku, siis me saame selle inimeste arvuga hakkama. Loomulikult oleks tore, kui tegelikult numbrid näitavad ka seda, et meil maakera elanikkond ei kasva enam niimoodi püstloodis üles, nagu ta vahepeal oli, et see on hakanud nagu pidurduma. Kasv on aeglustunud, aga kasvab. Aga jah, et praegu pole see, selles mõttes nagu
nagu veel eriti see, kui me mõtleme, et miks me Eestis ei võiks asju muuta, see, et meid maailmas liiga palju on, ma arvan, see ei peaks takistama Eestil mingeid muudatusi teha, sest meie elanikkond on kuidagi huvitavalt enam-vähem püsinud. Nojah, et me elame ju üsna hõredalt siin, aga ikka mõtleme keskkonna või ikkagi pistame rinde keskkonna väljakutsetega, eks. Lihtsalt see varasem kommentaar oli rohkem selle kohta, et juhul kui me tahaksime sellist, kui me ütleme, et kas või põllemaad sellisel kujul, me tahaksime väga ringi teha, siis on tekib see sama probleem sellisel kujul. Kui me ütleme, et me sama viisi saame just jätkata, siis teine küll, aga see ongi see koht, kus me siin nagu leiame sellise töötava mudeli, mis tegelikult on kooskõlas ka sellise asjaga, mis nagu üldine inimeste võimalused. Sest aga jah, positiivse küljena on juba tõesti juba näha, et kuna kas või Hiina rahvaarv vaikselt tulevad demograafilisest protsessist väga enam ei suurene. Õnneks nad nüüd ju lubavad 3 last jälle peresse, nii et... Nii, kui võtta nagu selle väga põneva ja mitmekülgse arutelu nagu sellised mõtted kokku, et mida meil siin seltskonnas, kes me oleme siin, oleks tähele panna, meelde jätta kõigest sellest, mida me peaksime teadma ja tegema. Mina võtaks võib-olla niimoodi kokku, et ma ei tea, et olete kindlasti ehk juba kuulnud sellest samast, rõhutaksin nagu igaühe rolli just looduskeskkonna hoidmisel väikestes ruumiskaalades. Et loodus meie ümber toimib mitte päris nii nagu kliima, vaid enamasti palju lokaalsemalt. Et meie valikud siin Sänna kultuurimõisa ümbruses mõjutavad liike ja elustikku, kes elavad siin piirkonnas. Ja nendel on meie nagu otsused selles samas õue murus või ma ei tea, kooslustes, mida me siin ümber hoiame, hästi olulised. Aga et mida siis igaüks saab teha, ongi vaadata ümbrust enda ümber ja proovida teda teha maksimaalselt heaks, nii nagu ta oskab, ka teistele liikidele. Ja teiseks peaks kas siin on kunstiinimesed koos loomeinimesed, no ikka jõuliselt levitama armastust looduse vastu. Ma ei tea, mis toimub, miks inimesed on selle kaotanud, aga see peab tulema tagasi ja see armastus ja austus ja lugupidamine meid ümbritseva vastu. Jah, ja mina võib-olla lõpetaks selle mõttega, et inimene ja keskkond on teineteise peegeldus, et see puudutab nii meie tervist, et me oleme nagu üks-ühega seotud keskkonnaga ja puudutab üleüldse meie enda edasikestmist, et kui me suudame tõlkida looduse keele uuesti inimühiskonda, need põhimõtted ja printsiibid taas kasutusele võtta nagu ühiskonnas, et siis me peame kindlasti vastu ja selle üks tööriist on piiride seadmine oma tegevusele nii üksikisikuna kui terve ühiskonnana, et juba nendest piiridest rääkimine on ka suur asi. Aitäh, Rea, aitäh, Avelina. Väga põnev oli tõesti. Teeme aplausi.